Üsna palju. Selles mõttes, et minu töö on küll istutöö, aga ma päevas vähemalt tunnikese leian, et olla aktiivne sportlikult ja jalutan loomulikult tööle ja tagasi ka. Natukene vahepeal liigutan. Mina liigun igapäevaselt. Esiteks on minu töö rattagiidina, see tähendab, ma olen iga päev mitu tundi ratta seljas. Igapäevaselt tuleb liikumistunde umbes 4 tundi praegusel suve ajal. Talvel kooli ajal küll vähem, aga ikkagi tunnikene päevas vähemalt. Ma arvan, et selline 15 000 sammu tuleb ära. Natuke küll, mingi pool tunni ikka küll ja vähemalt ma käin ka jooksma näiteks ja see oleks ka veel pool tund aega juurde. Minu sõbrad liiguvad, ma ei tea, kuidas teised liiguvad. Šveitsis, ma olen Šveitsis praegu, on päev küll siit ja seal liigutakse väga palju. Sa lähed tööle, kõik jooksevad, sa lähed sööma, kõik jooksevad, sa lähed koju, kõik jooksevad, seal liigutakse väga palju tegelikult. Iga aastaga noored liigutavad ennast järjest vähem. Noored soovivad ennast siduda rohkem oma tulevikuga ja karjäärid on seotud pigem istuvate aladega. Ma arvan, et võiksid rohkem. Ma arvan, et see tervislik eluviis on nagu hästi juba integreerunud nagu ühiskonda ja ma arvan, et noored liiguvad üsna aktiivselt siiski. Ega vist ei olegi, aga midagi teha. See on iga inimese enda asi, mis ta tahab. Ja, Eestis meil on selline lugu, et näiteks talvel sa ei käi väga palju jooksma näiteks, et need ilmad on niisugused. Ja. Aga kool annab kindlasti päris mõnusa põhja sellele, et väga palju algab sellest, kuidas kehalise kasvatuse õpetaja sellesse suhtub, kuidas sinu klassikaaslased sellesse suhtuvad. Grupis on alati huvitavam asju teha. Kas see ole, ma arvan, kasvatuslikult, kuidas vanemad suunavad, et see algab kõik kodust, eks ole, et kõik trennid ja huviringid. Ma arvan, et küll huvitav teha mingisugused nagu grupivõistlused ja sellised asju, et grupiga on alati natuke parem või natuke see motivatsioon natuke rohkem.